Olgu, noh, mina olen. Hellistan oma. Ma räägin oma... Mis? Pane talle ära. Okei, anna mulle hetk. Me ei anna sulle hetke. Annate küll. Ma helistan oma PDA esindajale. Selle video põhjal ei arvaks, aga Rebecca Sage on auhinnatud politseinik. See on nii hirmus. Aga sel ööl sattus Rebecca Sage seadusega pahuksisse ja pandi käeraudadesse. Ja nüüd maksab ta selle eest hinda. Viin teid selles naiskurjategijate osas läbi kõigi keerdkäikude. Mina olen Elisabeth Milner. Alustame. Toms River, New Jersey on maaliline rannaäärne kogukond. Selline koht, kus võiksid suve nädalavahetusi veeta. Ja Berkeley vald umbes 8 miili kaugusel on veel üks äärelinn ranna lähedal Oceani maakonnas. See on tuntud oma heade koolide poolest ja hiljuti nimetati seda üheks parimaks elukohaks New Jerseys. Meie naissoost kurjategija tekitas mõlemas kogukonnas palju elevust. Üks väga halb otsus ühel ööl maksis talle töökoha ja viis selleni, et ka 2 tema kolleegi said kinga. Rebecca Sage oli patrullpolitseinik Toms Riveris. 2016 aastal andis ta ametivande. Rebecca unistus oli kanda märki ning kaitsta ja teenida inimesi. Ja see unistus täitus vaid aasta pärast seda, kui ta lõpetas Montclair State University õiguse mõistmise erialal. Väljaspoolt vaadates tundus Rebecca olevat tõusev täht, kes pälvis tunnustust, sest ta tegi oma tööd väga hästi. 2022 aastal anti Rebeccale B-klassi auhind selle eest, et ta jooksis põlevasse majja ja aitas majaomaniku ning tema lemmikloomad turvaliselt välja. See oli vapper tegu, mille eest Rebecca sai kajastuse nii vallakodulehel kui ka oma alma materi veebilehel. Kuid selle erilise auhinna taga toimus midagi Rebecca Sage'i elus. Politsaimärgi taga oli midagi küpsemas ja see kõik sai alguse ühest halvast lahkuminekust. See peab sees olema. Jah, ta on üleval ja jonnib. Okei, ta lõhkus mu ukse niimoodi. Mees, keda te just kuulsid ütlemas, et ta on üleval ja jonnib, on Rebecca endine poissõber. See politseinike kehakaamera salvestis on udustatud nendes osades, kus näidatakse ohvreid maja sees. See on tavapärane protseduur enne salvestise avalikustamist. Rebecca Sage'i endine poissõber kutsus appi, sest Rebecca ilmus kohale politseinui käes. Ta ei ela siin. Ta on siin elanud 2,5 aastat. Ta rõhub asju. Ma saan aru. Ma tean, kui tundlik see on, aga ta peab minu majast välja tulema. Ma lihtsalt... Mida ta lõhkus? Välisuks. Ta lõhkus selle, ta võttis nuia. Mis? Lahe. Kohe seal koos Kailiga. Kui see oleks kuradi tulekahju ja siin poleks kõiki mu asju ning teid kõiki ei lubataks siia, ma helistan kohe pärast seda oma emale. Sa oled vahistatud. Mille eest? Vara kahjustamise eest. Ja! Nii, vara kahjustamine siis. Tead, see on terve sündmus. Oota, ma helistan kõigepealt. Peatu, palun peatu. Aga sa annad sellega palju ruumi suurelt tegutsemiseks. Siin salvestatakse praegu. Ei, me läheme siis, kui ma olen kõik oma asjad saanud. See on lahe, et sellega hakkama saada. Sa tead, et see on nii. Olgu, ma helistan oma politsei ametiühingusse. Tead mis? Ma võtan oma S-i. Mis? Teed talle näole märge. Okei, anna mulle ette. Me ei anna sulle, küll annate. Ma helistan oma politsei ametiühingusse. Mind ei kotti. Ma ei tea, kellele sa helistad. Mida puradit sa teed? Mida sa teed? Teed sa nalja või? Teed sa nalja või? Ma ei pane vastu, sa lihtsalt teed nalja. Ja haarad mu kaelast. Lase minust lahti. Jah, ta tegi seda. Hea? Rebecca, lihtsalt hinga korraks. Mul on kõik korras. Ma lihtsalt helistasin oma PBA esindajale. Anna mulle mu telefon, et saaksin emale helistada. Ei, ta võib mulle nüüd mu telefoni anda. Võta perevägivalla paberid. Vaatame kohtumist teise nurga alt ja teise politseiniku kehakaamera salvestist. Rebecca! Rebecca, ma ei tee seda praegu. Sa teed küll. Rebecca!
ma olen sinu peale nii vihane. aga peatu korraks. Ei, ma võtan kõik oma asjad. Rebecca. peatu korraks. See on täiesti jabur, Kail. Mul on siin kapp riideid täis. Mul on kõik muu. Sõrm koos kõigi mu kuradi asjadega, mõeldes, et temast saab minu koera uus sõber. Nii et ta hakkab seda kuradi asja ajama. me lõpetame nüüd karjumise. Nagu, vaata. Kõik mu asjad. Vaata, tahad näha? Kõik mu asjad. Kõik mu asjad. Minu asjad. Minu asjad. Rebecca. Mind ei huvita. Mul on vaja oma telefoni. Ma helistan oma PBA esindajale. Kuule, näed, siin ongi probleem. Pea siia üles. Rebecca, ei, sa ei lähe. Rebecca. Peatu, lähen oma auto juurde. Me too. Kas ma tohin siia sisse tulla? Jah, näeb päris hea välja. Ta kõnnib eespool. Me ei ole sõrmed. Ta ei lahku. Ole ettevaatlik. Ta ei lahku. Ta haarab oma telefoni. Jah, sa, vabandust. Rebecca. Jah, ei, ma kuulen sind. Rebecca, tule, jää siia korraks. Tee mulle teene ja lihtsalt peata mind. Ma helistan oma vennale. Sa pead kohe siia tulema. Sest ma lihtsalt kaotasin närvid. Ma lõpusin just oma esiukse sisse. Rebecca Sageil on nüüd suur probleem. Videos tunnistas ta, et kaotas närvid ja lõhkus oma endise poissõbra esiukse. Ja ära arva hetkekski, et reageerinud politseinik seda tähele ei pannud. Sa pead kohe siia tulema. Sest ma lihtsalt kaotasin närvid. Ma lõhkusin just tema välisukse sisse. Lõhkusin välisukse sisse. Ta on siin samas. Ma kuulan, ma ei ole probleem. Kui ta ei oleks valetaja ja kui kõik mu asjad ja mu koer ei oleks siin, siis meil ei oleks probleemi. Ma helistan kohe oma emale. Ma ei huvita. Te olete arreteeritud. Mille eest? Vara kahjustamine. Jah, ja ukse lõhkumine. Nii et vara kahjustamise eest ei saa arreteerida. Oota, ma helistan kõigepealt. Lõpeta. Palun lõpeta. Sa teed see elu raskeks. See peab nii olema. Rebecca! Ei, me läheme siis, kui ma olen kõik oma asjad saanud. Sa tead paremini, kui nii käituda. Olgu, ma helistan oma PBA esindajale. Sa tead, et siin pole stereotüüpe. Rebecca, jää nüüd eemale. Ma saan oma asjad kätte. Mis? Anna mulle hetk. Me ei anna sulle hetkegi. Ja, annate küll. Ma helistan oma PBA esindajale. Ma ei tea, kes sa oled. Mida kuradit sa teed? Mida sa teed? Kas sa tõesti teed seda? Lõpeta vastupanu. Kas sa teed nalja? Lõpeta vastupanu. Lõpeta! Ma ei osuta vastupanu. Sa lihtsalt hoolid ja haarad mu kaelast. Lase minust lahti. Ja haaran su kaelast. Jah, ta tegi seda. Haaran su käsivarast. Võta rahulikult. Kyle? Rebecca, lihtsalt hinga korraks sisse ja peatu. Ma ei tee seda, mul on kõik korras. Ma lihtsalt helistasin oma PBA esindajale. Anna mulle mu telefoni tagasi, et saaksin emale helistada. Sa saad talle jaoskonnas helistada. Ei, sa võid mulle mu telefoni kohe anda. Võta perevägivalla blanket, jah? Ma tahan oma koera. Ma tahan oma koera. Kyle, ma tahan oma koera. Kyle, minne ära. Rebecca, lihtsalt lõpeta. Ole tark. Ei, ma tahan oma. Koera. Ma oksendan. Ma ei gonna lähme.
Sinu maja on järgmine. sa pead laadimisalast välja minema. Õige. Võta mu auto. Vähemalt mu juuksed on ilusad, Sam. Võta see. Olgu, kas keegi teine tahab lula võtta? Kas keegi tahab minuga jaoskonnas kokku saada? Ma vaatan, kas on veel midagi. Ma vaatan, kas tal on veel midagi vaja. Olgu, nii et ma patrullin ka. See pole minu jaoks tavapärane, aga ma sain su telefoni kätte. Kas sul on veel midagi vaja? Mul on vaja, et keegi mu auto siit ära viiks. Ja koos mu autoga on mul vaja ka oma koera. Ja ilmselt oleks kõige parem helistada mu vennale või õele. Ma lihtsalt ühendan edasi. Mu ema võib-olla saab mu koera enda juurde võtta. Aga ma proovisin talle helistada, kuid just siis otsustas Brian mind jõuga takistada, kui ma proovisin emale helistada. Ja see sobib. Ma tean, kuidas asjad käivad. Kui politseinik valmistub oma kolleegi Rebekat jaoskonda viima, ei jää viimane hetkekski vait. Nagu, see pole nagu see. Ma ei tea, kui palju see uks maksab. Oota, kas sul on minu rahakotti vaja? Kas su rahakott on kaasas? Sul on ilmselt rahakotti vaja. Eks? Nii et minu autojuhi poolsel istmel on must käekott, mitte kõrvalistmel. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Sarge? Kas keegi saab ta tuua? Tema autos on käekott koos rahakotiga. Kas see ongi kõik? Ma lihtsalt tahan öelda, jah. Jah, see ongi kõik. Aitäh. Ma viskan su telefoniga sinna sisse. Kas sul oleks midagi selle vastu, kui ma lõikasin oma kätt? Kas me võiksime selle kuidagi välja saada? Jah, ma ütlen, et on vaja esmaabi. Lõpuks jõuavad Rebecca ja politseinik jaoskonda. Selleks ajaks on ta märgatavalt rahulikum ja räägib kellegagi telefonis. Lihtsalt tule siia. Ma seletan sulle. Lihtsalt, sa oled praegu minu valve all. Mind lihtsalt tuuakse praegu sisse. Mis? Ei. Mun ei ole meditsiinituba, aga ma vajan, et sa tuleksid siia, sest tavaline politseinik minu vanas majas ohtles mind jõhkralt. Põhimõtteliselt kägistas mind. Kuidas sa mõtled, et nad selle välja mõtlesid? See on pingil. See pink, jaa. Kohe pärast seda ma saan sul korraks rääkida. Ma lihtsalt vajan sind või kedagi siin. Kui vaja, helistan Ryanile, aga ma lihtsalt vajan kedagi siin. Jah, ei, ma olen kogu aeg nendega täiesti hästi läbi saanud, ma olen rahulik. Ma proovisin emale helistada, aga siis mind nagu jõuga kinni hoiti ja ma pidin kõne katkestama. Ma helistasin oma vennale. Mu vend ei ole praegu minuga eriti rahul, aga ma ei tea, kas ta plaaniks siia tulla või mitte. Räägi edasi, võtame ühe käeraua ära. Ei, tee, mida iganes vaja on. Ütle mulle lihtsalt, mida sul vaja on teha. Olgu. Mine siis, tee lihtsalt kõik ära. Sa tead, mida teha. Lihtsalt tee kõik ära. Ei, ma tean.
ma olin sõna otseses mõttes lihtsalt seal, et oma asjad võtta ja ma sain teada. Ma seletan sulle kõik ära, kui keegi siia jõuab. ma panen käerauad, mis pole päris käerauad, pingile. Ausalt, ma ei tee midagi, ma lihtsalt istun siin. Ma lihtsalt, mul on lihtsalt kedagi siia vaja. Osa politseijaoskonna sees filmitud videost on udustatud, kuid praeguseks teab Rebecca Sage, et tal on suur jama kaelas. Kuula järgmist osa. Mingi lastab see kindlasti lahti. Ei, see peaks korras olema. Kas mu juuksed teevad selle vabaks? Suurepärane. Rebecca Sage teab, et tema politseiniku karjäär on kaalul ja tal on süüdistada ainult iseennast. Rebecca hoitakse läbi politseijaoskonnas ning tegelikkus hakkab talle aeglaselt kohale jõudma. Kes üldse paneb endal ise käe laua peale nagu? Kehakaamerad salvestavad lõpuks tema osa vestlusest temaga ning Rebecca on endast väljas. Mis toimub? Kas ta tuleb siia? No mis siis? Ma lähen igal juhul galeriisse. Ei, ema, ma ei saa sinna sisse minna. Igatahes pean ma sinna sisse minema ja laskma end vormistada. Kas sa jääd ära õhtul sinna? Ma olen ikka veel Berkeley's. Ei, ema, ma ei suuda seda teha. Keegi ei taha kunagi vanglasse minna, eriti mitte politseinik. Nii et ta nutab emaga rääkides edasi. Ma ei suuda, ema, nad peaksid mind kogu aeg võõrustama. Nii et ma arvan, et ma ei lähe täna õhtul sinna. Nii et on võimalus, et ma saan ikkagi täna õhtul lahkuda. Kas praegu pole ühtegi kohtunikku kohal? Mitte kusagil. Tundub, et Rebecca tahab, et kohtunik määraks talle kautsjoni, et ta saaks selle maksta ja koju minna. Aga see pole võimalik. Ta räägib oma emaga viimast korda enne, kui ta viiakse vanglasse. Loodetavasti täna öösel. Me laseme sul minna. Nad viipavad mulle. Ma armastan sind. Lihtsalt minu sõimus. Ma panin selle sulle kotti. Palun astuge siit välja. Sa lähed siit kaudu. Palu, mul on tõesti juba piisavalt rasva. See on nii hirmus. See on natuke kitsas. Olgu, ma saan sellega hakkama. Kas ma panen selle topeltlukku? Olgu. Jah, mul on lihtsalt väikesed randmed. Ma kaotasin oma ära. Hästi, Rebecca, astu siia tagasi, palun. Istu seal, ma lähen pakli teisele poole. Mul on palju rohkem kui see ja erinevaid vorme. Rebecca Sage'ile on esitatud süüdistus sissemurdmises, vara kahjustamises ja lihtsas kallaletungis. Ta vabastatakse kohe. Oceani maakonna prokurör ütleb, et see on tingitud New Jersey Couchami reformist. Kuude möödudes tuleb päevavalgele rohkem teavet juhtumi kohta Rebecca endise poissõbra majas. Ja siin võtab lugu ootamatu pöörde. Rebecca endine poissõber ja naine, kellega ta kohtamas käib, esitasid tsiviilhagi Rebecca Sage'i, Toms Riveri politseiosakonna ja Berkeley Townshipi politseiosakonna vastu, väites, et dispetšer ja politseinik olid Rebeccaga vandenõus sel ööl, kui ta majja sisse murdis. Hagi väidab, tsiteerin, juhtumi ööl viibisid härra Ciarello ja tema tüdruksõber hageja Brionna Grakovski härra Ciarello elukohas, kui märgistatud Berkeley politseijaoskonna sõiduk sõitis elukohast 2 korda mööda. Esimest korda umbes kell 22.58 ja teist korda kell 23.00. Märgistatud Berkeley politseijaoskonna sõiduk on härra Ciarello valdekaamera süsteemis kergesti tuvastatav. Hagi väidab, et Berkeley politseinik oli Kyle Hahn ja et ta on Rebecca sõber. Kuulsid, kuidas ta pöördus tema poole kehakaameras ees nimepidi. See on naeruväärne, Kyle.
Hagi väidab, et Kyle sõitis majast mööda, et saada väljas seisva auto numbrimärk ja andis selle siis Rebeccale, kes palus Toms Riveri politseidispetšeri abi, et registrinumbrit kontrollida ja teada saada, kellele auto kuulub. Need süüdistused on üsna murettekitavad. Ohvrid nõuavad kahjutasu, väites, et dispetšeri ohvitser Hun võimaldasid Rebeccal oma endise majja sisse murda ning teda ja tema tüdruksõpra rünnata. Samal ajal 2025. aasta novembris tunnistas Rebecca Sage end süüdi Clique'is talle esitatud kriminaalsüüdistustes. Prokurörid taotlesid, et ta kannaks 180 päeva vangistust. Rebecca Sage'i karistuse määramisel palus tema advokaat leebust. Ja kahjuks 2025 aastal isiklikult kogetud trauma, selle tööga kaasnud stressi ning suhetes tekkinud raskuste tõttu tuli see kõik kokku. Ja kahjuks eelmise aasta 25. aprillil tegi ta midagi, mis ei olnud tema loomusele omane. Midagi, mis oli vale ja midagi, mis isegi kellelegi haiget tegi. Aga see ei muuda seda, milline inimene ta on. Ja seda kinnitab veelgi see, mida ta on pärast seda teinud. Ta lõpetas statsionaarse ravi. Ta läbis ka ambulatoorse ravi, ta käib terapeudi juures. Ta tegeleb nende probleemidega, mis tal on, et aidata tal mitte kunagi enam selle või ühegi teise kohtu ette sattuda, austatud kohus. Ta on samuti läbinud vihakontrolli programmi ja täitnud kohtueelse järelevalve tingimusi. Nii et, austatud kohus, praeguseks on ta veetnud 5 päeva vanglas. Me palume austatud kohus, et te leiaksite, et see on tema jaoks piisav karistus. Ta kaotas oma õiguskaitsebarjääri, mida ta oli pidanud alates ülikooli lõpetamisest ja mille nimel ta täiskasvanuna töötas. Ta on kaotanud isegi võimaluse oma oskusi kasutada. Ja nagu teie aukohus viitas juba tema süü tunnistamise ajal, ei saa ta isegi vabatahtlikuks vetelpäästjaks olla, kuigi ta on korduvalt elusid päästnud, tehes erustamist ja kasutades žgutte ning muid selliseid vahendeid. Ja mäletate neid väiteid kohtuasjas Berkeley politseiniku ja dispetšeri kohta. Prokurör toob nende seotuse välja karistuse määramise istungil. Õiguskaitseametnikuna, inimesena, kelle ülesandeks on seaduslikel asjaoludel inimeste vabadusi piirata, kes peab olema kohal abivajamise hetkel, on selle süüdistatava teod tol ööl täielik vastand sellele, mida õiguskaitseametnik peaks tegema. See polnud hetke otsus. See süüdistatav mitte ainult ei sekkunud ise, mitte ainult ei astunud vahele, vaid tegi seda ka pikema aja jooksul. Tol ööl näitas ta, et ta tegutses tahtlikult ja kavatses teha seda, mida ta tegi, tungides selle ohvri koju. Nad üritasid filmi vaadata. See oli kõik, mida nad tegid. Ükski mure ei vaevanud meid ja siis katkestati nende õhtu. Kellegi poolt, kes kasutas oma teenistusnuia. Et sisse tungida ja avada esiuks, kuna talle polnud sissepääsu antud. Ja ta ei sekkunud mitte ainult ise, vaid tõi kaasa ka 2 inimest, kes ei palunud seda kõike, kes ei soovi meedia tähelepanu, kes ei taha, et nende kodu rikutakse, mis on minu arvates siiani nii olnud. See oli üks rängemaid rikkumisi, mida ükski inimene Ameerika Ühendriikides kogeda võiks. Sest kui me ei ole oma enda kodus turvalised, siis kus me üldse turvalised oleme, kohtunik? Nii et mitte ainult ei pea neid asju olema ja kohus peaks neid arvesse võtma, vaid see süüdistatav jättis ka teiste õiguskaitseametnike seas endast maha hävingu jäie. Veel üks politseinik on kaotanud oma töö ja ma ei otsi vabandusi, ta olekski pidanud selle kaotama. Üks dispetšer on kaotanud oma töö, ma ei otsi vabandusi, ta olekski pidanud selle kaotama. See süüdistatav tõmbas ka nemad sellesse. Ja ta tegi seda teadlikult, ta tegi seda, sest ta oli politseinik ja ta kasutas seda ära. Osana sellest, miks tal õnnestus lisaks saada. Asjasse puutuvad isikud. Jätan selle sinna paika, kohtunik. Sa kasutad oma teenistusnuia, et tekitada kahju sõidukile, seejärel esiuksele ja siis sisened hoonesse, kus 2 inimest lihtsalt vaatasid filmi. Lõpuks ei saada kohtunik Guy Ryan Rebecca Sage'i vanglasse. Selles olukorras olev süüdistatav oleks pidanud paremini teadma. Ma mõtlen, kui sa suudad läbida protsessi, et saada politseinikuks ja ma arvan, et me kõik tunnistame, et näiteks Toms Riveri vald ei ole väite osakond paari ametnikuga. Sinna tööle saada ei ole lihtne. See on väga konkurentsitihe protsess ja seal 10 aastat edukalt töötada.
sa peaksid paremini teadma, kui sa oled ametnik, kes suudab olukordi maha rahustada ja nii palju kordi, nagu näitavad tõendid ja tunnustused, on seda tehtud. Oleksid pidanud teadma, et seda olukorda ei tuleks lahendada hilja öösel pimedas, vaid võib-olla hoopis järgmisel päeval. Ja palju kaastunnet on tekkinud selle üle, et majas oli koer, kes kuulus vist mõlemale inimesele ja mõlemad pidasid koera enda omaks. Võib-olla oli proua Seitsi asju veel majas, aga see ei ole õige viis neid tagasi saada. Aga siiski küsin endalt, mida ma teeksin, kui see oleks mõni teine süüdistatav, kellel pole kriminaalset minevikku. 14 täiskasvanu eluaastat, mille jooksul ta elas seaduskuulekalt ja ta mõisteti süüdi kuritegudes, mille puhul eeldatakse, et vangistust ei määrata. Kas ma määraksin sellele inimesele 180 päeva vangistust? Ja vastus on ei, ma ei annaks. Kohtunik Ryan mõistab talle 3 aastat katseaega ja määrab, et ta peab maksma ohvritele tekitatud kahju eest hüvitist. Ta peab osalema ka jätkuvas vaimse tervise ravis. Selleks korraks on kõik. Mina olen Elisabeth Milner. Kohtume siin jälle järgmisel korral uue naiskurjategijaga.